Stuudios on Ene, kes räägib huumorivõistlusest. Nii et tere õhtust! Tere! Mis on huumorivõistluse teemaks? Sellel aastal on huumorivõistluse teemaks Ahaa. Ja mitmendat aastat juba võistlust korraldatakse? Võistlus on juba 7. kord. Kas ma võin selle Ahaa juurde korraks tagasi tulla? Jaa, ikka, palun. See teema on sellepärast, et Tartu linnas ehitatakse suurepärast ehitist ju. Ahaa keskust, Ahaa teaduskeskust. Ja siis me mõtlesime, et ohoo, et paneks õige selle aasta huumorivõistluse teemaks Ahaa, sellepärast just, et see on mitte ainult tartlastele, vaid kogu Eestile üsna tähtis. Ja 7. aasta, jah. Ja kas seekord on siis mingeid radikaalseid muudatusi ka tulnud sisse võrreldes eelmiste aastatega? Ei, muudatusi küll ei ole tulnud. Me jätsime välja anekdoodid, sellepärast, et esimeses kategoorias, kus on jutud ja luuletused, lühijutud ja luuletused, sellepärast, et tundus olevat natukene ebaõiglane neid kahte asja võrrelda. Ja kategooriad on ka siis samaks jäänud, välja arvatud see üks muudatus? Just nimelt, kategooriad on samaks jäänud, neid on 3. Vaatlen. Jah. Kõigepealt on siis naljakad jutud ja luuletused, mis on ise tehtud. Siis järgmisena on tõesti sündinud lood. Ja 3. kategooria on karikatuurid. Kas on ka mingeid näiteid tuua? Näited, mis on häid, jah, mul on kaasas. Mul on kaasas oma lemmiktöö, õigemini mitte lemmiktöö, vaid üks lemmikutest. See on selles mõttes veel põnev töö, et selle tööga juhtus nii, et kohati ei saanud inimesed aru, et kus see nali on. Isegi üks žürii liige tuli küsima, et kuule, mis nali on, ja siis kui ta lõpuks aru sai, siis ta ei jõudnud ära naerda muidugi. Aga ma loen selle ette. Jah. Tohib, jah. See on 2004-2005 aasta huumorivõistluse töö. Siis teema oli turvaline ja Merje saatis meile sellise jutu. Kadunud võti. Kaotasime oma postkasti võtme ära ja tagavara võtit meil polnud. Kuna endal ka muukimisoskused puuduvad, oli nii hirmus kurb eesootavate kulutuste pärast. Siis helistas mulle aga ema. Ta elab maal ja teatas, et ta leidis meie võtme ning küsis, kuidas ma selle teile toimetan. Mina olin õnnest segane ja kuna võtit oli kiirelt vaja, siis ütlesingi emale, tead, saada postiga. Päris muhe teine. Aga kes osaleda saavad selles võistluses? No osaleda saavad kõik. Üldiselt me oleme, juhul kui saadavad kooliõpilased meile neid töid, siis me oleme nad pannud eraldi kategooriasse, kui on näha, et nad on nii palju nooremad. Aga üldiselt kõik, jah. Mis kuupäevani võistlus kestab? Kuupäevani kestab kuni 1. maini. Ja 2 kuud, ta ongi alati olnud 2 kuud, et siis nüüd praegu 1. märtsist 1. maini. Kuidas paremaid töid premeeritakse? Preemiafond on päris suur. Preemiafond on rahaline ja preemiafond on auhinnaline ka veel. Et rahaline fond, preemiafond on 7500 krooni. Ja auhinnaline fond on selline, et auhinnad on välja pannud Assa Abloy Baltic ja Ahaa keskus ise. Et tegelikult, ma ei tea, kas ma loen need auhinnad ette või siis vaatab igaüks ise veebist. Ja kas juba saadetud töid saab kuskilt lugeda või need toitakse saladuses kuni võistluse lõpuni? Tööd on meil üleval kohe nii kiiresti, kui veebihaldur jõuab panna ja tavaliselt paari päeva jooksul. Ja tänase päeva seisuga on meil olemas juba üks karikatuur ja üks, ma ei tea, ma nüüd hetkel ei mäleta, kas ta oli tõsielu lugu või
või jutuke. ja lõpetuseks siis ütleks vaatajatele ka veebi- või kontaktaadressi, kust saab lugeda võistlustingimuste ja muu vajaliku kohta. Ma tahaks veel öelda siia juurde, et lisaks sellele huumorivõistlusele on meil täpselt samal ajal veel kampaania lukutoodete soodusmüügi kohta. Ja see on ka algusest peale olnud, et samal ajal kui on huumorivõistlus, siis on ka lukutoodete sooduskampaania. Ja mõlemate kohta saab infot ja tingimusi teada meie veebilehel www.palmett.ee. Aga selge, aitäh, et saatesse tulite. Jah, teile ka aitäh, nägemist!